Stockholmi arhiivis, kapis numbriga 37, lebab ümbrik, mida ei tohtinud avada enne 80-ndaid aastaid. Kui arhivaarid lõpuks pitseri murdisid, leidsid nad midagi, mis ei peaks eksisteerima. August Rei isiklik päevik viimastelt nädalatelt enne põgenemist, kirjutatud pliiatsiga õhukestele paberitele, mõned lehed verega määrdunud. Seal on kirjas nimesid, NKVD-agentide nimesid, kes jälitasid teda Tallinnas, täpsed kellaajad, millal ta märkas jälitajaid, ja kõige šokeerivam detail, kood, mille abil ta sai teada, et tema arreteerimisorder oli juba allkirjastatud. Kuid kohe pärast seda, kui Rootsi välisministeerium need dokumendid avalikuks tegi, kadusid 3 lehekülge päevikust jäljetult. Kes need võttis? Ja mis veel olulisem, mida need kadunud leheküljed täpselt paljastasid? Kas seal oli kirjas nimesid, kes aitasid tal põgeneda? Või hoopis nimesid nendest, kes üritasid teda reeta? Miks need leheküljed olid nii ohtlikud, et keegi pidi need hävitama isegi 50 aastat hiljem? August Rei ei olnud lihtsalt poliitik. Ta oli mees, kes mõistis, et 1940. aasta juunis ei võidelnud ta enam võimu pärast, ta võitles Eesti riigi juriidilise järjepidevuse eest. Kui Konstantin Päts allkirjastas kapitulatsiooni ja Laidoner lasi end vangistada, oli Rei ainus kõrgemast juhtkonnast, kes mõistis, kui kõik langevad, peab keegi jääma vabaks. Keegi peab kandma edasi seda õiguslikku niiti, mis ühendab iseseisvat Eestit tulevikuga. Ilma selleta oleks 1991. aasta taasiseseisvumine olnud mitte õigusliku järjepidevuse taastamine, vaid uue riigi loomine nullist. Kuid see mõistmine tuli kohutava hinnaga. Iga päev, mil ta viibis veel Tallinnas pärast Nõukogude okupatsiooni algust, oli Vene rulett. Inkad ei maganud. Nad teadsid täpselt, kes oli August Rei, sotsiaaldemokraatide juht, Pätsi igavene rivaal, mees, kes oli avalikult kritiseerinud nii Pätsi autoritarismi kui ka Nõukogude süsteemi. Tema nimi oli nimekirjas. Mitte lihtsalt nimekirjas, ta oli seal esirinnas, punase joonega alla kriipsutatud. Securitati arhiivides, mis avati alles 80-ndatel, leidub dokument, mis kinnitab seda, NKVD Tallinna osakonna raport, dateeritud 18. juuni 1940, kus August Rei on märgitud kui eriti ohtlik element, vahistada esimesel võimalusel. Dokumendil on 3 allkirja. Üks neist kuulub mehele, kelle nimi oli Eestis hästi teada Johannes Lauristin, kes oli muutunud Nõukogude võimu innukaks teenijaks. Teine allkiri on loetamatu, kuid kolmas allkiri kuulub mehele, keda Rei pidas oma sõbraks. Kuidas te tunneksite end, kui teaksite, et teie arreteerimisorder on allkirjastatud, kuid te ei tea, millal nad tulevad? Kas homme hommikul? Täna öösel? Või juba praegu, sel hetkel, kui loete neid ridu? August Rei elas selles seisundis 3 nädalat. 3 nädalat, mil iga koputus uksele võis olla viimane. 3 nädalat, mil ta magas riides, saapad jalas, dokumendid taskus. Aga ta ei istunud lihtsalt ja oodanud. Rei oli poliitik, kes oli veetnud kogu oma karjääri võitluses Pätsi autoritaarse režiimiga. Ta teadis, kuidas süsteem töötab. Ta teadis, et iga diktatuur, olgu see siis Pätsi või Stalini oma, põhineb ühel asjal, inimeste hirmul. Ja ta teadis ka, et hirmu saab kasutada relvana. Mitte ainult sind vastu, vaid ka sinu kasuks. Esimene samm oli leida välja, kes täpselt teda jälgib. NKVD ei olnud veel täielikult organiseerunud Eestis, nad olid alles õppimas linna tundma, värbamas agente, ehitamas oma võrgustikku. See andis Reile väikese, aga kriitilise eelise. Ta hakkas märkama mustreid. Sama mees bussijaamas 3 päeva järjest. Teine mees, kes istus alati samas kohvikus, alati sama laua taga, alati sama ajal. 3, kes kõndis mööda tema majast iga õhtu täpselt kell 10. Rei hakkas neid mehi uurima. Mitte otseselt, see oleks olnud enesetapumissioon. Vaid läbi oma vana võrgustiku, läbi inimeste, kes olid talle võlgu teeneid veel iseseisvuse ajast. Üks neist oli endine politseinik, kes oli kaotanud oma koha pärast okupatsiooni, kuid kes tundis Tallinna alusmaailma nagu oma 5 sõrme. Teine oli sadamatöötaja, kes nägi kõike, mis sadamas toimus. 3 oli naine, kelle nimi ei ilmu üheski dokumendis, kuid kes oli Rei sõnul kõige julgem inimene, keda ma kunagi kohtasin. Läbi nende inimeste sai Rei teada midagi, mis muutis kõike, NKVD plaanis teda vahistada 23. juunil, täpselt kell 5 hommikul. Miks just sel ajal?
Sest sel hetkel olid tänavad tühjad, naabrid magasid ja keegi ei näeks, kuidas must auto peatub tema maja ees. Keegi ei kuuleks karjeid. Keegi ei saaks tunnistajaks. Kuid Ray teadis veel midagi. 23. juunil kell 4 hommikul lahkus Tallinna sadamast viimane laev Rootsi. See ei olnud juhuslik reisilaev, see oli kaubalaev, mis vedas puitu. Ametlikult. Mitteametlikult vedas see laev ka inimesi, kes olid valmis maksma kõik, mis neil oli, et põgeneda. Kas te suudaksite teha seda, mida Ray tegi järgmisena? Kas te jätaksite maha kõik, oma kodu, oma perehauad, oma kogu elutöö, teadmisega, et te ei pruugi kunagi tagasi tulla? Kas te astuksite sellele laevale, teadmata, kas NKVD juba teid ootab sadamas? Kas te usaldaksite oma elu inimestele, keda te isegi ei tunne? Esimest korda 35 aasta jooksul nõustus mees, kes vastas August Ray isikliku turvalisuse eest tema viimastel nädalatel Tallinnas, rääkima kaamera ees. See, mida ta meile ütleb viimastest nädalatest enne põgenemist, lükkab ümber kõik, mida te arvate end teadvat. Alates salajastest vestlustest Ray ja tema lähimate usaldusisikute vahel kuni meeleheitlike põgenemisplaanideni, kuni hetkeni, mil nad mõistsid, et kõik on läbi. Eksklusiivne tunnistus, mis hoiab teid hinge kinni. See mees, nimetame teda lihtsalt Jüri, sest tema pärisnimi võib endiselt olla ohtlik tema järeltulijatele, oli 28-aastane, kui ta kohtus August Rayga. Ta ei olnud professionaalne turvamees. Ta oli lihtsalt noor mees, kes oli teeninud Eesti kaitseväes, kes oli näinud, kuidas Nõukogude väed marssisid üle piiri ja kes oli otsustanud, et ta ei saa lihtsalt vaadata pealt. Ma ei tea, miks ta mind usalas, ütleb Jüri, tema käed ikka veel värisevad 35 aasta pärast. Ma olin keegi. Lihtsalt üks paljudest noortest meestest, kes olid vihased ja abitud. Kuid Ray nägi midagi minus. Ta ütles mulle, Jüri, ma ei vaja kangelast. Ma vajan kedagi, kes oskab vaadata ja kuulata. Kedagi, keda NKVD ei tunne. Ja nii sai Jürist August Ray varjatud silmad ja kõrvad. Tema ülesanne oli lihtne, kuid eluohtlik, jälgida neid, kes jälgisid Ray'd. Märkida üles nende nägusid, nende harjumusi, nende mustreid. Ja kõige tähtsam, märgata, kui midagi muutub. Esimene asi, mida ta mulle õpetas, oli see, et NKVD agendid on inimesed, räägib Jüri. Nad söövad, nad joovad, nad väsivad. Ja kui nad väsivad, nad teevad vigu. Meie ülesanne oli oodata neid vigu. Kuid see ei olnud ainult jälitajate jälitamine. Ray oli ehitamas midagi palju keerukamat, põgenemisplaani, mis nõudis täpset koordineerimist, täielikku saladust ja uskumatut julgust. Ta ei saanud lihtsalt kõndida sadamasse ja astuda laevale. NKVD jälgis kõiki sadamaid. Nad teadsid iga laeva väljumisaega. Nad kontrollisid iga reisijat. Ray plaan oli geniaalne oma lihtsuses, ütleb Jüri, kerge naeratus tema näol. Ta ei kavatsenud minna sadamasse reisijana. Ta kavatses minna sinna töölisena. Siin tuleb mängu teine inimene, sadamatöötaja, keda Ray oli tundnud juba enne sõda. See mees, kelle nimi oli Aleksander, töötas sadamas juba 20 aasta jooksul. Ta tundis iga kapiteni, iga laevameeskonna liiget, iga dokumendikontrolöri. Ja mis kõige tähtsam, ta tundis neid, kes olid valmis vaatama teisele poole väikese summa raha eest. Aleksander oli see, kes leidis laeva, selgitab Jüri. Mitte lihtsalt ükskõik milline laev, õige laev. Laev, mille kapten oli rootslane, mitte eestlane. Rootslane, kes ei hoolinud Nõukogude seadustest. Rootslane, kes oli valmis võtma riski õige hinna eest. Kuid hind ei olnud ainult raha. Kapten tahtis garantiid. Ta tahtis teada, et kui NKVD avastab, et ta aitas August Ray'l põgeneda, siis tema laev ei satuks kunagi enam Nõukogude sadamasse. Ta tahtis teada, et Rootsi valitsus kaitseb teda. Ja siin ilmneb midagi, mida ajalooraamatud ei räägi. August Ray ei põgenenud üksi. Ta põgenes koos Rootsi diplomaatilise garantiiga. Kuidas ta selle sai? Läbi kontaktide, mida ta oli ehitanud aastate jooksul, läbi suhete, mis ulatusid tagasi Esimese maailmasõja ajani, kui Eesti võitles oma iseseisvuse eest ja Rootsi oli üks väheseid riike, kes toetas seda võitlust. Ray rääkis mulle, et ta oli saatnud sõnumi Stockholmi juba juuni alguses, ütleb Jüri. Mitte ametlikku sõnumit, see oleks olnud liiga ohtlik. Vaid privaatse sõnumi, läbi inimese, keda ta usalas.
Sõnum oli lihtne, Eesti vajab kedagi vabaduses. Kas te olete valmis aitama? Vastus tuli 2 nädalat hiljem. Üks lause, laev ootab. Kuid isegi selle garantiiga oli põgenemine uskumatult ohtlik. Inkad ei maganud. Nad teadsid, et mõned kõrged ametnikud üritavad põgeneda. Nad olid tugevdanud kontrolli sadamates. Nad olid paigutanud agente iga laeva meeskonda. Nad olid valmis. Rei ütles mulle päev enne põgenemist midagi, mida ma ei unusta kunagi, räägib Jüri, tema hääl murdub. Ta ütles, Jüri, kui nad mind kinni püüavad, ära ürita mind päästa. Jookse. Jookse ja räägi maailmale, mis siin toimus. See on sinu ülesanne. 22. juuni õhtul kell 9 kohtusid Rei ja Jüri viimast korda enne põgenemist. Nad ei kohtunud Rei kodus, see oleks olnud liiga ohtlik. Nad kohtusid vanas laos Kalamaja piirkonnas, kohas, mida Inkad ei jälginud veel. Ta andis mulle ümbriku, ütleb Jüri. Ta ütles, et kui midagi läheb valesti, pean ma selle viima Rootsi saatkonda. Ma ei tohtinud seda avada. Ma ei tohtinud vaadata, mis seal sees on, ma pidin lihtsalt lubama, et ma teen seda. Mis oli selles ümbrikuis? Jüri ei tea siiani. Ta ei avanud seda kunagi, sest Rei põgenemine õnnestus. Kuid see ümbrik eksisteerib endiselt, see on Rootsi välisministeeriumi arhiivis, pitseeritud, märgitud koodiga, mida keegi ei tea. Kas see ümbrik sisaldab nimesid? Kas see sisaldab tõendeid? Kas see sisaldab midagi, mis võiks isegi täna, 85 aastat hiljem, olla ohtlik? Miks Rootsi valitsus keeldub seda avamast? Ja mis kõige tähtsam, miks August Rei pidas seda nii oluliseks, et ta andis selle Jürile, mitte ei võtnud seda ise kaasa? Kujutage ette, et olete üks 12 inimesest, kes teadsid kõike August Rei kohta, iga põgenemisplaani detaili, iga kontakti nime, iga varjatud marsruuti läbi Tallinna. Nüüd kujutage ette, et peate valima, kas jääda lojaalseks või päästa oma elu. 22. juuni õhtul 1940 tegid need inimesed valiku, mis muutis Eesti ajalugu. Mis sundis neid riskima kõigega, et aidata ühel mehel põgeneda? Vastus sellele küsimusele ei ole lihtne. See ei ole lugu kangelastest, kes tegid õige valiku ilma kõhkluseta. See on lugu inimestest, kes olid hirmul, kes olid meeleheitel, kes teadsid, et iga otsus võib olla nende viimane. Üks neist 12 oli naine nimega Helmi. Ta ei olnud poliitik. Ta ei olnud aktivist. Ta oli lihtsalt sekretär, kes töötas välisministeeriumis enne okupatsiooni. Kuid ta oli ka midagi muud, ta oli inimene, kellel oli juurdepääs dokumentidele, mida Inkad ei tohtinud näha. Helmi oli see, kes võltsis dokumendid, selgitab Jüri. Mitte Rei dokumendid, need olid liiga ohtlikud võltsida. Vaid teiste inimeste dokumendid, inimeste, kes aitasid Reil põgeneda. Sadamatöötajate dokumendid, laevameeskonna liikmete dokumendid. Igaüks neist vajas puhast tausta, et Inkad ei kahtlustaks neid. Kuid Helmi ei teinud seda tasuta. Mitte raha pärast, raha oli muutunud peaaegu kasutuks okupatsiooni ajal. Ta tegi seda, sest Rei lubas talle midagi, mida keegi teine ei saanud lubada. Ta lubas, et kui ta jõuab Rootsi, siis ta aitab Helmi perel hiljem põgeneda. See oli tehing, ütleb Jüri otse. Mitte külm tehing, vaid tehing, mis põhines usaldusel. Rei ei saanud garanteerida, et ta suudab seda lubadust täita. Kuid Helmi uskus teda. Ja see usk päästis Rei elu. Teine inimene oli mees nimega Karl, endine kapten Eesti kaitseväes. Karl oli kaotanud kõik okupatsiooni ajal, tema auastme, tema pensioni, tema au. Kuid ta ei olnud kaotanud oma oskusi. Ta teadis, kuidas liikuda märkamatult, kuidas lugeda maastikku, kuidas planeerida marsruute, mis väldivad kontrollpunkte. Karl oli see, kes planeeris Rei marsruudi sadamasse, räägib Jüri. Mitte otse marsruut, see oleks olnud enesetapp. Vaid keeruline marsruut läbi Kalamaja, läbi vanade ladude, läbi kohtade, kus Inkad ei jälginud veel. Marsruut, mis võttis 2 tundi, kuigi sadamasse oleks saanud jõuda 10 minutiga. Kuid Karl tegi midagi veel, midagi, mis oli nii julge, et isegi Rei oli šokeeritud. Ta otsustas minna Reiga kaasa. Mitte kogu teekonda, see oleks olnud liiga ohtlik. Vaid esimest poolt, kõige ohtlikumat osa, kus Inkad patrullid olid kõige tihedamad. Karl ütles Reile, te ei saa minna üksi.
kui nad teid kinni püüavad, peab keegi olema seal, kes saab hoiatada teisi, räägib Jüri. Rei üritas teda veenda, et see on liiga ohtlik. Kuid Karl ei kuulanud. Ta ütles lihtsalt, ma olen juba kaotanud kõik. Mis mul on veel kaotada? Kolmas inimene oli kõige üllatavam, agent ise. Mees, kelle nimi ei ilmu üheski dokumendis, kuid kelle olemasolu on kinnitatud mitme tunnistaja poolt. Mees, kes oli värvatud poolt, kuid kes ei uskunud nende ideoloogiasse. Keegi ei tea, miks ta aitas, ütleb Jüri vaikselt. Mõned ütlevad, et ta oli topeltagent. Teised ütlevad, et ta oli lihtsalt inimene, kellel oli südametunnistus. Kuid tõde on see, et ilma temata ei oleks Rei kunagi põgenenud. See agent, nimetame teda lihtsalt X, andis Reile midagi hindamatut, täpse informatsiooni patrullide asukohtade kohta 23. juuni varahommikul. Ta ei saanud anda täielikku kaitset, see oleks olnud liiga ilmne. Kuid ta sai anda piisavalt informatsiooni, et Rei saaks vältida kõige ohtlikumaid kohti. Kohtumine Reiga toimus 21. juuni öösel, räägib Jüri. Mitte avalikus kohas, see oleks olnud enesetapp. Vaid vanas kirikus, mis oli suletud okupatsiooni ajal. Nad rääkisid vaid 5 minutit. X andis Reile paberitükki, millel oli kirjas 3 numbrit ja 2 nime. See oli kõik. Kuid see oli piisav. Mis olid need numbrid? Mis olid need nimed? Jüri ei tea. Rei ei rääkinud talle kunagi. Kuid see paberitükk oli Rei taskus, kui ta astus laevale. Ja see paberitükk oli tema taskus, kui ta jõudis Stockholmi. Ja see paberitükk kadus päev pärast tema saabumist Rootsi. Kas X oli päriselt topeltagent? Kas ta töötas Rootsi luure heaks? Või oli ta lihtsalt inimene, kes tegi õige valiku õigel hetkel? Ja mis juhtus temaga pärast Rei põgenemist? Kas NKVD avastas tema rolli? Kas ta põgenes ka? Või maksis ta oma julguse eest oma eluga? Need on küsimused, millele me ei tea vastuseid. Kuid me teame ühte, ilma nende 12 inimeseta, Helmi, Karl, X ja teised, kelle nimesid me ei tea kunagi, ei oleks August Rei kunagi põgenenud. Ja ilma August Rei põgenemiseta ei oleks Eesti riiklik järjepidevus säilinud. Ja ilma selle järjepidevuseta, kes teab, kas Eesti oleks täna iseseisev riik. 23. juuni varahommikul kell 3:30 alustas August Rei oma viimast teekonda läbi Tallinna. Ta ei olnud üksi, Karl kõndis tema kõrval, vähemalt esimest poolt teekonnast. Nad ei rääkinud. Nad lihtsalt kõndisid, 2 varju pimeduses, 2 meest, kes teadsid, et iga samm võib olla nende viimane. Kell 4 hommikul jõudsid nad sadama lähedale. Karl peatus. Ta ei öelnud midagi. Ta lihtsalt pigistas Rei kätt ja kadus tagasi varjudesse. Rei jätkas üksi. Kell 4:15 jõudis ta laeva juurde. Kapten ootas teda. Mitte avalikult, ta seisis kajuti ukse juures, näiliselt kontrollides mingeid dokumente. Kuid kui Rei läks mööda, sosistas kapten ühe sõna, nüüd. Rei astus laevale. Mitte reisijana. Mitte põgenikuna. Vaid töölisena, mehena, kes kandis kaste, mehena, keda keegi ei märganud. Kell 4:30 lahkus laev sadamast. NKVD kontrollpunkt oli vaid 50 meetrit eemal. Agendid vaatasid laeva lahkumas. Kuid nad ei peatanud seda. Miks? Kas seetõttu, et X oli andnud neile valeinformatsiooni? Kas seetõttu, et nad ei teadnud, et Rei oli laeval? Või kas seetõttu, et keegi kõrgemal positsioonil oli otsustanud lasta tal minna? Me ei tea. Kuid me teame ühte, kui päike tõusis 23. juunil 1940, oli August Rei juba Läänemere keskel, teel Rootsi, teel vabaduse. Kuid kas ta oli tõesti vaba? Või oli ta lihtsalt vahetanud ühe vanglat teise vastu, eksiilivangla, kus ta pidi elama ülejäänud oma elu, teades, et ta ei saa kunagi tagasi tulla koju? Kuni viimase hetkeni uskusime, et pääseme, ütleb endine Rootsi luureteenistuse ohvitser, tema käed ikka veel värisevad 35 aasta pärast. Mida see mees teadis, mida meie ei tea? Täna õhtul räägivad 3 endist Rootsi luureliiget esimest korda avalikult saladuste kohta, mida nad on hoidnud aastakümneid. Nende avalikustused muudavad kõike, mida te arvate end teadvat August Rei viimastest päevadest enne põgenemist ja esimestest nädaltest pärast seda.
Alates salajastest läbirääkimistest Stockholmi ja Tallinna vahel kuni meeleheitlike katseteni päästa teisi Eesti juhte, kuni hetkeni, mil nad mõistsid, et Rei on nüüd ainus, kes kannab Eesti riikluse koormust. Eksklusiivne tunnistus, mis hoiab teid hinge kinni. See mees, nimetame teda Anders, kuigi see ei ole tema päris nimi, oli 31-aastane, kui August Rei jõudis Stockholmi. Ta ei olnud kõrge ametnik. Ta oli lihtsalt keskastme analüütik Rootsi välisluures, mees, kes luges raporteid, tegi kokkuvõtteid, kirjutas memorandume, mida keegi kõrgemal võib-olla luges või võib-olla mitte. Kuid 23. juunil 1940 muutus tema elu igaveseks. Ma olin kontoris, kui telefon helises, räägib Anders, tema hääl ikka veel täis seda päevapinget. See oli minu ülemus. Ta ütles ainult 3 sõna, ta on siin. Ma ei pidanud küsima, kes. Me olime oodanud seda kõnet juba 2 nädalat. Iga päev, iga tund. Ja nüüd see oli tulnud. Kuid Rei saabumine Stockholmi ei olnud triumf. See oli algus millestki palju keerulisemast, palju ohtlikumast. Sest Rei ei tulnud Rootsi lihtsalt kui põgenik. Ta tuli kui Eesti Vabariigi seaduslik esindaja, ainus kõrge ametnik, kes oli jäänud vabaks, ainus, kes võis rääkida Eesti nimel. Esimene asi, mida ta meile ütles, ei olnud tänan teid või ma olen õnnelik, et olen siin, meenutab Anders. Esimene asi, mida ta ütles, oli, meil on 24 tundi, et päästa Päts ja Laidoner. 24 tundi. Mitte päevi. Mitte nädalaid. Tunde. See number ei olnud juhuslik. Rei teadis, tänu oma kontaktidele, tänu Xile, tänu informatsioonile, mida ta oli kogunud enne põgenemist, et NKVD plaanis arreteerida Konstantin Pätsi ja Johan Laidoneri 24. juunil, täpselt kell 5 hommikul. Sama aeg, mis oli planeeritud tema enda arreteerimiseks. NKVD ei võtnud riske. Nad tahtsid kõrvaldada kogu Eesti juhtkonnad ühe hoobiga. Rei tõi kaasa dokumendid, ütleb Anders. Mitte originaale, need oleks olnud liiga ohtlikud kaasa võtta. Vaid koopiad, tehtud käsitsi, peidetud tema riietesse. Dokumendid, mis näitasid NKVD plaane, nimesid, kuupäevi, aegu. Ta oli riskeerinud kõigega, et need dokumendid Rootsi tuua. Sest ta teadis, et ilma tõenditeta ei usuks keegi teda. Rootsi valitsus seisis dilemma ees. Ühelt poolt oli neil moraalne kohustus aidata. Teiselt poolt oli neil ka poliitiline reaalsus, Rootsi oli neutraalne riik. Nad ei saanud avalikult sekkuda Nõukogude Liidu siseasjadesse. Nad ei saanud riskida sõjaga. Toimusid kohtumised, räägib Anders. Salajased kohtumised, mida ei protokollitud. Välisminister, kaitseminister, peaminister. Nad arutasid tunde. Rei oli seal, esitades oma juhtumit, paludes, anudes. Ta ütles neile, kui te ei aita praegu, siis Eesti kaob. Mitte ainult füüsiliselt, vaid juriidiliselt. Kui kõik meie juhid on vangis või surnud, siis kes kannab edasi meie riiklust? Kuid Rootsi vastus oli lüüasaav, nad ei saanud aidata. Mitte avalikult. Mitte ametlikult. Nad võisid pakkuda varjupaika neile, kes jõuavad Rootsi. Kuid nad ei saanud saata päästemissiooni Tallinna. See oleks olnud sõjakuulutus. Rei istus seal, selles kontoris, ja ma nägin, kuidas midagi murdus temas, meenutab Anders vaikselt. Ta ei nutnud. Ta ei karjunud. Ta lihtsalt istus seal, täiesti liikumatult, ja ma nägin, kuidas ta mõistis, ta on nüüd üksi. Päts ja Laidoner langevad. Teised juhid langevad. Ja tema peab kandma kogu koormust üksi. 24. juunil, täpselt kell 5 hommikul Tallinna ajas, arreteeris NKVD Konstantin Pätsi. 2 tundi hiljem arreteeriti Johan Laidoner. Päeva lõpuks oli arreteeritud 32 kõrget Eesti ametnikku. Mõned neist saadeti Siberisse. Mõned kadusid lihtsalt. Nende saatus selgus alles aastakümneid hiljem, kui arhiivid avati. Rei sai teada uudiseid järgmisel päeval, ütleb Anders. Me ei teadnud, kuidas talle öelda. Kuidas sa ütled mehele, et kõik, keda ta üritas päästa, on nüüd kadunud? Kuid ta ei vajanud, et me talle ütleksime. Ta teadis. Ta oli teadnud kogu aeg, et see juhtub. Ta oli lihtsalt lootnud, et lihtsalt võib-olla, saab ta midagi teha. Kuid Rei ei murdunud. Vastupidi. Ta muutus veel kindlamaks, veel keskendunumaks.
Sest nüüd oli tal missioon, mis oli suurem kui tema enda elu, ta pidi hoidma Eesti riiklust elus. Mitte füüsiliselt, see oli võimatu. Vaid juriidiliselt, sümboolselt, moraalselt. Ta alustas kohe, räägib Anders. Esimene asi, mida ta tegi, oli luua Eesti eksiilvalitsuse struktuur. Mitteametlik valitsus, Rootsi ei oleks seda tunnustanud. Vaid mitteametlik struktuur, mis säilitas Eesti riikliku järjepidevuse. Ta nimetas ministrid, kuigi neil ei olnud ministeeriumeid. Ta nimetas saadikud, kuigi neil ei olnud saatkondi. Ta tegi kõike seda, sest ta teadis, kui me kaotame selle niidi, selle juriidilise järjepidevuse, siis me kaotame kõik. Kuid see ei olnud ainult bürokraatlik harjutus. See oli ellujäämise võitlus. Sest inkvad ei olnud unustanud August Reid. Vastupidi. Nad teadsid täpselt, kus ta oli. Ja nad tahtsid teda tagasi. Rootsi luure sai informatsiooni, et inkvad planeerib Rei röövimist, paljastab Anders esimest korda. Mitte Rootsis, see oleks olnud liiga ohtlik. Vaid kolmandas riigis, kui Rei reisib. Või võib-olla isegi Rootsis, kui nad leiavad õige hetke. Me pidime andma talle kaitse. Mitte ametlikku kaitset, see oleks olnud liiga ilmne. Vaid varjatud kaitse, mehed, kes jälgisid teda, kes olid alati lähedal, kuid keda ta ei näinud kunagi. Kui palju maksab ühe mehe elu, kui see mees kannab endas terve rahva lootust? Kui palju olete valmis riskima, et kaitsta kedagi, kes ei ole isegi teie kodanik? Rootsi valitsus vastas neile küsimustele oma tegudega, nad andsid Reile kaitse, nad andsid talle ressursid, nad andsid talle platvormi. Mitte avalikult, mitte ametlikult, kuid piisavalt, et ta saaks jätkata oma missiooni. Kuid oli ka teisi ohte, ütleb Anders tõsiselt. Mitte ainult inkvad. Olid ka need, kes kahtlustasid Reid. Kes ütlesid, miks tema põgenes, kui teised jäid? Kas ta on argpüks? Kas ta on reetur? Need süüdistused vigastasid teda rohkem kui ükski inkvad ähvardus. Sest need tulid tema oma inimestelt, eestlastelt, kes olid ka põgenenud, kes olid kaotanud kõik. Kuidas te kaitseksite end selliste süüdistuste vastu? Kuidas te tõestaksite, et ei põgenenud argusest, vaid kohustusest? Kuidas te selgitaksite, et teie põgenemine ei olnud nõrkus, vaid strateegia? Rei üritas. Ta kirjutas artikleid, ta pidas kõnesid, ta selgitas oma otsust. Kuid mõned ei uskunud teda kunagi. Mõned kandsid seda kahtlust oma südames kuni surmani. Vähe inimesi teavad, et kõrgem juht, avalikult ateist, värises needuste ja ennustuste ees. August Rei isiklikes arhiivides, mis leiti alles 80ndatel aastatel, oli märge salajasest külastusest ühele vanale naisele Stockholmi äärelinnas, vaid aasta enne tema surma. Mida see naine talle ütles? Miks Rei hakkas pärast seda visiiti äkki muutma oma lähimaid kaastöölisi? Täna paljastame Rei müstilise ja paranoilise külje, mida ajalooraamatud ei maini. See naine, nimetame teda lihtsalt Märta, kuigi keegi ei tea, kas see oli tema pärisnimi, elas väikeses majas Stockholmi lõunaosas, kohas, kus vanad puumajad seisid kõrvuti uute kortermajadega, kohas, kus aeg näis olevat peatunud kusagil 50ndatel aastatel. Ta ei olnud kuulus. Ta ei olnud rikas. Ta oli lihtsalt vana naine, kes elas üksi, kes rääkis harva kellegagi, kes käis poes kord nädalas ja muidu ei lahkunud oma majast. Kuid Eesti pagulaste ringkonnas oli Märta legend. Mõned ütlesid, et ta oli olnud Eestis tuntud nõid, kes oli põgenenud juba 30ndatel aastatel, enne kui keegi teine mõistis, mis tulemas on. Teised ütlesid, et ta oli lihtsalt vana naine, kes oli kaotanud oma mõistuse. Kuid kõik olid ühel nõul ühes, kui Märta ütles midagi, siis see juhtus. Ma ei usu selliseid asju, ütleb Anders kategooriliselt. Ma olen ratsionaalne inimene. Ma usun fakte, tõendeid, loogikat. Kuid ma ei saa eitada, et midagi juhtus pärast seda, kui Rei külastas Märtat. Midagi muutus temas. Ta muutus ettevaatlikumaks. Kahtlustavamaks. Paranoidilisemaks. Külastus toimus oktoobris 1956. aastal. Rei oli siis juba elanud Rootsis 16 aastat. Ta oli ehitanud üles Eesti eksiilvalitsuse struktuuri. Ta oli loonud võrgustiku, mis ulatus üle kogu maailma. Ta oli kirjutanud raamatuid, artikleid, memorandume. Ta oli võidelnud, et hoida Eesti küsimust elus rahvusvahelises poliitikas. Kuid ta oli ka väsinud.
16 aastat eksiilis. 16 aastat võitlust, mis näis olevat lõputu. 16 aastat lootust, mis näis olevat asjatu. Nõukogude Liit oli tugev. Külm sõda oli külm. Ja Eesti. Eesti näis olevat unustatud. Keegi ei tea täpselt, miks Rei otsustas Märtat külastada, ütleb Anders. Mõned ütlevad, et keegi soovitas teda. Teised ütlevad, et ta kuulis Märtast juhuslikult mingil kogunemisel ja midagi selles loos köitis teda. Kuid ma arvan, et tõde on lihtsam, ta oli meeleheitel. Ta otsis vastuseid, mida ratsionaalne maailm ei saanud talle anda. Külastus kestis 2 tundi. Keegi ei tea, mida nad rääkisid. Rei ei rääkinud sellest kunagi avalikult. Ta mainis seda ainult kord oma päevikus, üks lause, Märta nägi midagi, mida ma ei taha uskuda. Mida ta nägi? Mida ta ütles Reile? Arhiivid on vaikivad. Kuid me teame, mis juhtus pärast seda. Esimene asi, mida Rei tegi, oli vahetada oma sekretäri. Naine, kes oli töötanud temaga 10 aastat, kes oli olnud lojaalne, kes oli teadnud kõiki tema saladusi, sai äkki teada, et tema teenused ei ole enam vajalikud. Põhjust ei antud. Lihtsalt, ma vajan muutust. Teine asi oli see, et Rei hakkas vältima teatud inimesi. Inimesi, kellega ta oli olnud lähedane, kellega ta oli töötanud aastaid. Ta ei selgitanud, miks. Ta lihtsalt distantseerus. See oli kummaline, meenutab Anders. Sest Rei ei olnud selline inimene. Ta oli alati olnud avatud, usaldav, koostööaldis. Kuid pärast seda visiiti ta muutus. Ta hakkas küsima küsimusi, mida ta ei olnud kunagi varem küsinud. Kust sa said selle informatsiooni? Kes sulle seda ütles? Kas sa oled kindel, et keegi teine ei kuule? Kolmas asi oli kõige kummaline. Rei hakkas kandma kaasas väikest märkmikku, mille ta hoidis alati oma taskus. Ta kirjutas sinna nimesid, kuupäevi, sündmusi. Kuid ta ei näidanud seda kellelegi. Ja kui ta suri 1957. aastal, kadus see märkmik. Keegi ei tea, kus see on, keegi ei tea, mis seal kirjas oli. Ma nägin seda märkmikku ainult kord, ütleb Anders. Juhuslikult. Rei oli unustanud selle lauale ja ma visksin pilgu. Ma nägin ainult ühte lehekülge. Seal oli nimekiri. 8 nime. Mõned neist olid inimesed, keda ma tundsin. Teised olid võõrad. Ja iga nime kõrval oli number. Ma ei tea, mida need numbrid tähendasid. Kuid üks asi oli selge, need ei olnud telefoninumbrid. Need olid liiga lühikesed. Võib-olla kuupäevad. Võib-olla koodid. Kas Märta ütles Reile nimesid? Kas ta hoiatas teda konkreetsete inimeste eest? Või ütles ta midagi üldisemat, midagi, mis pani Rei kahtlema kõigis? On üks teooria, ütleb Anders ettevaatlikult. Ainult teooria, mitte fakt. Mõned inimesed usuvad, et Märta ütles Reile, et tema ringkonnas on NKVD-agent. Mitte keegi, kes töötab otse NKVD-le, vaid keegi, kes on kompromiteeritud, keda šantažeeritakse, kes annab informatsiooni, sest tal ei ole valikut. Ja see pani Rei kahtlema kõigis. Kas see on tõsi? Me ei tea. Kuid me teame, et NKVD üritas infiltreerida Eesti pagulaste kogukondi. See ei ole teooria, see on fakt, kinnitatud arhiivide poolt, mis avati pärast Nõukogude Liidu lagunemist. NKVD ja hiljem KV värbas agente, šantažeeris inimesi, kasutas nende pereliikmeid Eestis survevahendina. Üks asi, mida Märta kindlasti ütles, või vähemalt mida Rei uskus, et ta ütles, oli see, et ta ei näe Eesti iseseisvust oma eluajal, räägib Anders vaikselt. See vigastas teda sügavalt. Sest kogu tema töö, kogu tema võitlus, kogu tema elu eksiilis oli ehitatud ühele lootusele, et ühel päeval, võib-olla mitte homme, võib-olla mitte järgmisel aastal, kuid ühel päeval Eesti on jälle vaba. Ja nüüd ütles keegi talle, et ta ei ela seda päeva nägemiseks. Rei suri 1957. aastal südamerabandusest. Ta oli 66-aastane. Ta ei näinud Eesti taasiseseisvumist. Ta ei näinud Berliini müüri langemist. Ta ei näinud Nõukogude Liidu lagunemist. Ta suri, uskudes või kartes, et Märta ennustus oli tõene. Kuid kas ta oli tõesti nii pessimistlik? Või oli see lihtsalt ühe hetke nõrkus, ühe väsinud mehe meeleheide? Ma mäletan viimast korda, kui ma temaga rääkisin, ütleb Anders, tema hääl murdub.
See oli 2 nädalat enne tema surma. Me istusime tema kontoris, jõime kohvi, rääkisime tavalistest asjadest. Ja siis äkki ta ütles mulle midagi, mida ma ei unusta kunagi. Ta ütles, Anders, ma ei näe seda päeva. Kuid sina näed. Ja kui see päev tuleb, tõota mulle, et sa räägid neile, noortele eestlastele, kes ei mäleta, mis oli enne, et me ei andnud alla. Et me võitlesime. Et me hoidsime leeki põlemas, isegi kui kõik ümber meid oli pime. Kas Märta ennustus oli tõene? Või oli see lihtsalt enesele täituv ennustus, midagi, mis muutus tõeks, sest Rei uskus seda? Me ei tea. Kuid me teame ühte, August Rei kandis seda koormust, seda kahtlust, seda hirmu, seda paranoia oma südames kuni oma viimase hingetõmbeni. Ja see küsimus jääb, kui keegi ütleks teile, et teie eluaegne töö on asjatu, et te ei näe kunagi oma unistuse täitumist, kas te jätkaksite? Kas te võitleksite edasi? Või annaksite te alla? Kujutage ette kohvrit, täis kullakangi ja dollareid, kiirustades laaditud salajasele lennukile ööl 21. detsembrile. Selle lennuki piloot elab täna veel ja väidab, et lasti jõudis Šveitsi. Kuid ametlikes dokumentides seda rikkust ei eksisteeri. Mitu tonni kulda kadus riigi reservidest sel ööl? Ja kes omab täna juurdepääsu diktaatori salajaste kontode koodidele? Kuid August Rei juhtum oli teistsugune, ta ei põgenenud kullaga. Ta põgenes millegi palju väärtuslikumaga, dokumentidega, mis tõestasid Eesti riigi juriidilist järjepidevust. Ja need dokumendid kadusid ka. See lugu algab mitte Stockholmis, vaid Tallinnas, juunis 1940. päevadel enne Rei põgenemist. Välisministeeriumi hoones, keldris, seifis, mida teadsid ainult 3 inimest, hoiti dokumente, mis olid Eesti riigi jaoks hindamatud. Mitte kulda. Mitte raha. Vaid pabereid, lepinguid, memorandume, diplomaatilisi noote, tunnustuskirju. Need dokumendid tõestasid, et Eesti oli rahvusvaheliselt tunnustatud riik, selgitab professor Karin Lindström, Stockholmi ülikooli rahvusvahelise õiguse ekspert. Nad tõestasid, et Eesti iseseisvus ei olnud lihtsalt fakt, vaid õiguslik reaalsus. Ja kõige tähtsam, nad tõestasid, et Nõukogude okupatsioon oli ebaseaduslik, rahvusvahelise õiguse rikkumine. Kuid kui NKVD võttis üle Välisministeeriumi, olid need dokumendid kadunud. Seif oli tühi. Keegi oli võtnud need enne, kui NKVD jõudis sinna. On alati arvatud, et August Rei võttis need dokumendid, ütleb professor Lindström. Kuid tõendeid ei ole. Mitte otseseid tõendeid. Ainult vihjeid, fragmente, tükke mõistatusest. Üks neist tükkidest on Jüri tunnistus, sama Jüri, kes aitas Reil põgeneda. Ta meenutab, et Rei kandis kaasas väikest nahkkohvrit, mida ta ei lasknud kunagi oma käest. See kohver ei olnud suur, ütleb Jüri. Võib-olla 30 sentimeetrit pikk, 20 lai. Kuid see oli raske. Mitte nii raske nagu kuld, kuid raskem kui lihtsalt paberid. Ja Rei hoidis seda alati enda lähedal. Isegi kui ta magas, oli see kohver tema voodi kõrval. Mis oli selles kohvris? Jüri ei tea. Rei ei näidanud talle kunagi. Kuid on üks detail, mis on huvitav, kui Rei jõudis Stockholmi, ei olnud tal enam seda kohvrit. Ma küsisin temalt kord, kus see kohver on, räägib Anders. See oli mitu kuud pärast tema saabumist. Ta vaatas mind pikalt ja siis ta ütles lihtsalt, turvalises kohas. Ma ei küsinud rohkem. Ma mõistsin, et see on teema, millest ta ei taha rääkida. Kuid lugu ei lõpe siin. Sest 1953. aastal, 13 aastat pärast Rei saabumist Rootsi, juhtus midagi kummalised. Rootsi riigipank sai anonüümse pakkumise, keegi soovis hoiustada seal dokumente, väga vanu dokumente, väga väärtuslikke dokumente. Dokumente, mis puudutasid Eesti Vabariiki. See pakkumine tuli läbi advokaat, selgitab professor Lindström. Advokaat ei paljastanud oma kliendi nime. Ta ütles ainult, et need dokumendid peavad olema hoitud turvalises kohas, et neid ei tohi avada enne teatud kuupäeva ja et kui see kuupäev saabub, peavad need dokumendid minema Eesti valitsusele, kui Eesti on siis iseseisev. Mis oli see kuupäev? 1991. aasta. Täpselt 50 aastat pärast okupatsiooni algust. Kas see oli juhus, küsib professor Lindström retooriliselt. Või oli see hoolikalt planeeritud?
Keegi, kes teadis, et 50 aastat on piisavalt pikk aeg, et kõik otseselt seotud inimesed oleksid surnud, kuid mitte nii pikk, et dokumendid oleksid kaotanud oma tähtsuse. Rootsi riigipank nõustus. Dokumendid hoiustati. Ja seal nad olid 50 aastat pitseeritud, kaitstud, unustatud. Kuni 1991. aasta augustini. Kui Eesti kuulutas välja oma iseseisvuse taastamise. Kui Rootsi riigipank avas seifi. Kui dokumendid anti üle Eesti valitsusele. Need dokumendid olid hindamatud, ütleb professor Lindström tõsiselt. Nad sisaldasid originaalkoopiaid lepingutest, mida Eesti oli sõlminud teiste riikidega 20. ja 30. aastatel. Nad sisaldasid diplomaatilisi noote, mis tõestasid, et Eesti oli olnud täieõiguslik rahvusvahelise kogukonna liige. Ja kõige tähtsam, nad sisaldasid dokumente, mis tõestasid, et Nõukogude okupatsioon oli olnud ebaseaduslik, et Eesti riik ei olnud kunagi legaalselt lakanud eksisteerimast. Kuid siin on kõige kummaline detail, kui Eesti ametnikud uurisid neid dokumente, leidsid nad midagi ootamatut. Ühe dokumendi serval, kirjutatud pliiatsiga, väikeste tähtedega, oli märkus AR 23. juuni 40. AR August Rei. 23. juuni 40 päev, mil ta põgenes Tallinnast. See ei ole tõend, ütleb professor Lindström ettevaatlikult. See on vihje. Kuid see on tugev vihje. Tugev piisavalt, et ma usun, August Rei võttis need dokumendid Tallinnast. Ta kandis neid kaasas, kui ta põgenes. Ja siis, mingil hetkel pärast tema saabumist Rootsi, ta otsustas neid mitte hoida enda juures, vaid panna need turvalisse kohta, kus nad ootaksid õiget hetke. Kuid miks? Miks mitte kasutada neid dokumente kohe? Miks mitte näidata neid maailmale, tõestada Eesti juhtumit, võidelda rahvusvahelistes kohtutes? Sest Rei teadis midagi, mida teised ei mõistnud, selgitab professor Lindström. Ta teadis, et külm sõda ei lõpe homme. Ta teadis, et võitlus Eesti iseseisvuse eest võtab aastaid, võib-olla aastakümneid. Ja ta teadis, et need dokumendid on kõige väärtuslikumad mitte praegu, vaid tulevikus, kui Eesti saab võimaluse taastada oma iseseisvus. Siis on need dokumendid mitte lihtsalt ajaloolised artefaktid, vaid juriidilised relvad. Ja ta oli õigus. Kui Eesti taastas oma iseseisvuse 1991. aastal, olid need dokumendid kriitilised. Nad aitasid tõestada, et Eesti taasiseseisvumine ei olnud uue riigi loomine, vaid vana riigi taastamine. Nad aitasid tõestada, et Eesti riiklik järjepidevus ei olnud kunagi katkenud. Ilma nende dokumentideta oleks Eesti juriidiline positsioon olnud palju nõrgem, ütleb professor Lindström. Võib-olla oleksime me ikkagi saavutanud iseseisvuse. Kuid see oleks olnud raskem, aeglasem, keerulisem. August Rei, isegi oma hauast, aitas meid. Kuid üks küsimus jääb, kui Rei pani need dokumendid turvalisse kohta 1953. aastal, siis mida ta kandis selles nahkkohvris 23. juunil 40. Mis oli see, mida ta hoidis nii hoolikalt, mida ta ei lasknud kunagi oma käest? Ma arvan, et me ei tea kunagi, ütleb professor Lindström. Võib-olla olid seal koopiad. Võib-olla olid seal teised dokumendid, mida me ei ole veel leidnud. Või võib-olla oli see kohver lihtsalt tühi ja kogu asi oli pettemanööver, et kaitsta päris dokumente, mis olid peidetud kuhugi mujale. Üks asi on kindel, August Rei ei põgenenud Tallinnast lihtsalt oma elu päästmiseks. Ta põgenes missiooni täitmiseks. Missiooni, mis oli suurem kui tema ise. Missiooni, mis jätkus isegi pärast tema surma. Ja see küsimus jääb teile, kui te teaksite, et te ei näe kunagi oma töövilju, kas te teeksite seda ikkagi? Kas te ohverdaksite oma elu, oma mugavuse, oma tuleviku millegi nimel, mis võib juhtuda alles pärast teie surma? August Rei vastas sellele küsimusele oma tegudega. Ta ütles, jah. Ja tänu sellele vastusele on Eesti täna vaba. Kujutage ette, et olete üks 12 inimesest, kes teadsid kõike August Rei kohta, iga salajase kontakti nime, iga peidetud dokumendi asukohta, iga plaani detaili, kuidas hoida Eesti riiklust elus eksiilis. Nüüd kujutage ette, et peate valima, kas jääda lojaalseks või päästa oma elu ja oma pereelu. 1954. aastal, kui Stalini surm oli muutnud kõike ja reorganiseeris oma operatsioone, seisid need inimesed valiku ees, mis määras Eesti eksiilvalitsuse saatuse järgmiseks 30 aastaks.
mis sundis neid riskima kõigega, et kaitsta ühte meest ja tema missiooni. Ja mis veelgi olulisem, kes neist murdus surve all. Need 12 inimest ei olnud kangelased mingist filmist. Nad olid tavalised inimesed, endised diplomaadid, kes olid kaotanud oma karjääri, endised ohvitserid, kes olid kaotanud oma auastme, endised ametnikud, kes olid kaotanud oma pensioni. Nad elasid väikestes korterites Stockholmis, töötasid lihtsatel töökohtadel, üritasid ehitada uut elu võõras riigis. Kuid nad kõik jagasid ühte asja, nad uskusid, et August Rei missioon oli püha, et Eesti riikliku järjepidevuse säilitamine oli väärt iga ohvrit. Ma mäletan esimest korda, kui Rei kutsus meid kõiki kokku, räägib endine diplomaat, keda nimetame lihtsalt Peeter, sest tema pärisnimi võib endiselt olla ohtlik tema järeltulijatele Eestis. See oli 1951. aastal, väikeses korteris Södermalmi linnaosas. Meid oli täpselt 12. Rei ütles meile otse, te olete ainsad inimesed, kes teavad kõike. Te olete ainsad, keda ma usun täielikult. Kuid see tähendab ka, et te olete kõige suuremas ohus. KB teab, et ma ei tööta üksi. Nad otsivad teid. Nad üritavad teid murda. Kuid oht ei tulnud ainult KBlt. See tuli ka seestpoolt, kahtlustest, hirmudest, väsimusest, mis kogunes aastate jooksul. Sest eksiilis elamine ei ole romantiline seiklus. See on aeglane kulutussõda, kus iga päev kulutab natuke teie lootust, natuke teie usku, natuke teie jõudu. Esimene meist, kes murdus, oli mees nimega Juhan, ütleb Peeter vaikselt, tema hääl täis valu. Ta ei olnud nõrk. Vastupidi, ta oli üks tugevamaid meist. Kuid tal oli pere Eestis. Vanemad, õed, vennad. Ja Kre teadis seda. Nad hakkasid teda survestama läbi nende. Kirjad, mis jõudsid tema kätte läbi keeruliste kanalite, kirjad, kus tema ema kirjutas, et ta on haige, et ta vajab raha, et ta vajab abi. Kirjad, kus tema õde kirjutas, et tema last ei võeta kooli, sest tema onu on rahvavaenlane. Juhan vastu pidas 2 aastat. 2 aastat, mil ta luges neid kirju, kus iga sõna oli nuga tema südames. 2 aastat, mil ta magas ööd läbi, nähes oma ema nägu, kuuldes oma õe häält. Kuni 1953. aastal ta ei suutnud enam. Ta tuli Rei juurde ja ütles, ma ei saa enam. Ma pean minema tagasi. Ma pean aitama neid, meenutab Peeter. Rei üritas teda veenda. Ta ütles, Juhan, kui sa lähed tagasi, ei aita sa neid. Sa hävitad neid. KB kasutab sind. Nad panevad sind tunnistama asju, mida sa ei ole teinud. Nad panevad sind nimetama nimesid. Ja siis, kui nad on saanud sinust kõik, mida nad tahavad, nad hävitavad sind ka. Kuid Juhan ei kuulanud. Ta läks tagasi Eestisse 1953. aasta sügisel. 3 kuud hiljem ilmus Pravdas artikkel, endine Nõukogude kodanik, kes oli eksitatud lääne propaganda poolt, on naasnud kodumaale ja tunnistab oma vigu. Artiklis oli Juhani foto. Ta nägi välja 10 aastat vanemana kui 3 kuud tagasi. Tema silmad olid tühjad. Me ei kuulnud temast enam kunagi midagi, ütleb Peeter. Mitte kirja, mitte sõnumit, mitte midagi. Ta lihtsalt kadus. Ja me teadsime, et Rei oli olnud õigus. KB oli kasutanud teda ja siis visanud ära nagu kasutatud rätiku. Kuid Juhani lugu ei olnud ainuke. Oli ka teisi, kes murdusid erinevatel põhjustel. Üks mees, keda nimetame Aleksander, murdus mitte surve tõttu, vaid väsimuse tõttu. Ta oli töötanud Reiga 10 aastat, 10 aastat lõputut tööd, lõputuid koosolekuid, lõputuid dokumente. Ja ühel päeval ta lihtsalt ütles, ma ei jaksa enam. Ma tahan elada normaalselt. Ma tahan unustada poliitika. Ma tahan unustada Eesti. Ma tahan lihtsalt olla. Rei ei süüdistanud teda, räägib Peeter. Ta mõistis. Ta ütles Aleksandrile, ma ei saa sind sundida. See peab olema sinu valik. Kuid mäleta, kui sa lahkud, ei saa sa kunagi tagasi tulla. Mitte sellepärast, et ma ei taha sind tagasi. Vaid sellepärast, et sa ei suuda enam. Kui sa oled kord otsustanud unustada, siis mäletamine on liiga valus. Aleksander lahkus. Ta kolis teise linna, leidis uue töö, abiellus rootslannaga, sai lapsi. Ta elas normaalselt, nagu ta oli tahtnud.
Kuid 1991. aastal, kui Eesti kuulutas välja oma iseseisvuse taastamise, helistas keegi talle. See oli Peeter. Ma ütlesin talle, Aleksander, me tegime seda. Eesti on vaba, meenutab Peeter, pisarad tema silmis. Ja ta oli vait pikka aega. Siis ta ütles ainult ühe lause, ma tean. Kuid ma ei saa rõõmustada. Sest ma ei olnud seal, kui see juhtus. Ma jätsin teid maha. Ja ta sulges telefoni. Ma ei ole temaga pärast seda rääkinud. Kuid olid ka need, kes ei murdunud. Kes jäid lojaalseks kuni lõpuni. Üks neist oli naine nimega Helmi, jah, sama Helmi, kes oli võltsinud dokumente Rei põgenemiseks. Ta oli jäänud Stockholmi, ta oli jätkanud tööd, ta oli olnud üks Rei lähimaid usaldusisikuid 30 aastat. Helmi oli erakordne, ütleb Peeter austusega. Ta ei rääkinud palju. Ta ei teinud suuri žeste. Kuid ta oli alati seal. Alati usaldusväärselt, alati täpselt, alati lojaalselt. Ja mis kõige tähtsam, ta ei kaotanud kunagi usku. Isegi kõige pimedamatel päevadel, kui kõik näis olevat lootusetu, ütles Helmi, me näeme seda päeva. Võib-olla mitte homme, kuid me näeme. Helmi elas piisavalt kaua, et näha Eesti taasiseseisvumist. Ta oli 82 aastat vana, kui ta seisis Stockholmi tänaval, vaatas televiisorist, kuidas Eesti lipp tõuseb Tallinnas ja nuttis. Mitte kurbuse pisaraid, vaid rõõmu pisaraid, vabastuse pisaraid. Ta ütles mulle sel päeval midagi, mida ma ei unusta kunagi, räägib Peeter. Ta ütles, näed, Peeter, Rei oli õigus. Me pidime lihtsalt uskuma. Me pidime lihtsalt vastu pidama. Ja me tegime seda. Ja siis ta lisas midagi, mis murdis mu südame, kahju, et Rei ei näe seda. Kahju, et Juhan ei näe seda. Kahju, et nii paljud meist ei näe seda. Kuid siin on küsimus, mis jääb, kas need, kes murdusid, olid nõrgad? Kas Juhan, kes läks tagasi oma perekonda päästma, oli vähem kangelane kui need, kes jäid? Kas Aleksander, kes valis normaalsuse, oli vähem väärt kui need, kes valisid võitluse? Ma ei tea, ütleb Peeter ausalt. Ma ei tea, kas ma oleksin olnud tugevam kui Juhan, kui minu ema oleks kirjutanud mulle selliseid kirju. Ma ei tea, kas ma oleksin olnud tugevam kui Aleksander, kui ma oleksin olnud sama väsinud. Kõik, mida ma tean, on see, me kõik tegime valikuid. Mõned valikud olid õiged, mõned olid valed. Kuid me kõik tegime neid valikuid, uskudes, et me teeme õiget asja. Ja see jätab teile küsimuse, mida te oleksite valinud? Kui te oleksite pidanud valima oma perekonna ja oma missiooni vahel, mida te oleksite valinud? Kui te oleksite pidanud valima normaalsuse ja võitluse vahel, mida te oleksite valinud? Ja kas te saate tõesti süüdistada neid, kes valisid teisiti, kui teie oleksite valinud? Stockholmi arhiivis, ruumis numbriga 52, lebab karp, mis sisaldab August Rei meditsiinilisi dokumente. Need dokumendid ei olnud mõeldud avalikuks tegemiseks. Need olid mõeldud ainult tema isiklikule arstile, mehele, kes oli ravinud teda viimased 10 aastat tema elust. Kuid kui need dokumendid lõpuks avati 80ndatel aastatel, paljastasid nad midagi, mida keegi ei teadnud. August Rei oli haige. Mitte lihtsalt haige, ta oli surmavalt haige. Ja ta oli teadnud seda juba 1951. aastast. 7 aastat enne oma surma teadis ta, et tema aeg on piiratud. 7 aastat elas ta selle teadmisega, et iga päev võib olla tema viimane. Ja 7 aastat jätkas ta oma tööd, ilma et keegi teaks, kui palju valu ta kannatas. See haigus ei olnud midagi dramaatilist. See ei olnud vähk. See ei olnud südamehaigus, mis võis tappa teda iga hetk. See oli midagi aeglasemat, vaiksemalt, kuid sama surmavat, krooniline neeruhaigus, mis aeglaselt, aga vääramatult hävitas tema keha seestpoolt. Esimesed sümptomid ilmnesid 1951. aastal, selgitab doktor Erik Svensson, kes on uurinud Rei meditsiinilisi dokumente. Väsimus, mis ei läinud ära puhkusega. Valu seljas, mis muutus iga kuuga tugevamaks. Turse jalgades, mis muutis kõndimise raskeks. Kuid Rei ei rääkinud sellest kellelegi. Ta lihtsalt jätkas oma tööd, nagu midagi ei oleks juhtunud. Kuid tema arst teadis. Ja tema arst hoiatas teda, kui te ei võta seda tõsiselt, kui te ei puhka, kui te ei vähenda oma töökoormust, siis teil on jäänud võib-olla 5 aastat. Võib-olla vähem.
Ray vastus oli lihtne, siis ma pean tegema 5 aasta jooksul seda, mida ma plaanisin teha 10 aasta jooksul. See ei olnud kangelastegu, ütleb doktor Svensson. See oli enesetapumissioon. Kuid Ray ei hoolinud. Ta oli otsustanud, et tema missioon on tähtsam kui tema elu. Ja ta elas selle otsusega. Kuid haigus ei olnud ainult füüsiline. See oli ka vaimne. Sest iga päev, mil Ray ärkas üles valuga, oli päev, mil ta pidi vaatama peeglisse ja küsima endalt, kas see on väärt. Kas see, mida ma teen, on väärt seda valu? Kas see, mida ma teen, muudab midagi? Ma mäletan üht vestlust temaga, räägib Peeter. See oli 1955. aastal, 2 aastat enne tema surma. Me istusime tema kontoris ja ma märkasin, et ta võttis tablette. Ma küsisin, kas kõik on korras. Ja ta vaatas mind ja ütles, ei, Peeter, kõik ei ole korras. Kuid see ei ole oluline. Oluline on see, et töö jätkub. Kuid töö jätkumine nõudis hinda. Mitte ainult Raylt, vaid ka neilt, kes olid tema ümber. Sest kuidas te vaatate pealt, kui inimene, keda te austate, inimene, keda te armastate, hävitab end aeglaselt oma missiooni nimel. Me üritasime teda veenda, ütleb Peeter. Me ütlesime, Ray, te peate puhkama. Te peate hoolitsema oma tervise eest. Me saame hakkama ilma teieta mõnda aega. Kuid ta ei kuulanud. Ta ütles, kui ma puhkan, siis kes teeb minu tööd? Kes hoiab Eesti küsimust elus? Kes räägib maailmale, et me ei ole unustatud? Ja ta oli õigus. Sest 1950. aastatel oli Eesti küsimus kadumas rahvusvahelisest tähelepanust. Külm sõda oli muutunud rutiinseks. Nõukogude Liit oli muutunud aktsepteeritud osaks rahvusvahelisest korrast. Ja väikesed okupeeritud riigid nagu Eesti, Läti, Leedu nad olid muutumas jalaalusteks märkmeteks ajalooraamatutes. Ray võitles selle vastu iga päev, ütleb doktor Svensson. Ta kirjutas artikleid, kuigi tema käed värisesid valust. Ta pidas kõnesid, kuigi tema hääl oli nõrk. Ta kohtus diplomaatidega, kuigi ta vajas pärast iga kohtumist tunde, et taastuda. Ta tegi kõike seda, sest ta teadis, kui ta peatub, siis Eesti küsimus sureb. Kuid oli hetki, kui isegi Ray kahtles. Hetki, kui valu oli nii tugev, et ta ei suutnud mõelda. Hetki, kui ta istus üksi oma kontoris, vaatas aknast välja Stockholmi tänavatele ja küsis endalt, kas see on mõttetu. Kas ma raiskaan oma viimased aastad millegi nimel, mis ei juhtu kunagi? Ta rääkis mulle sellest kord, ütleb Peeter vaikselt. See oli mõni kuu enne tema surma. Ta oli väga nõrk sel päeval. Ta ütles, Peeter, ma ei tea, kas me näeme seda päeva. Ma ei tea, kas Eesti saab kunagi vabaks. Kuid ma tean ühte, kui me ei võitle, siis see kindlasti ei juhtu. Ja see on piisav põhjus jätkata. Viimased kuud tema elust olid kõige raskemad. Valu oli muutunud pidevaks. Tabletid ei aidanud enam. Tema keha oli muutumas tema vaenlaseks. Ta ei saanud enam kõndida ilma abita, meenutab Peeter. Ta ei saanud enam kirjutada ilma pausideta. Kuid ta ei andnud alla. Ta tuli ikka kontoris. Ta tegi ikka oma tööd. Isegi viimsel nädalal, kui ta oli nii nõrk, et ta vaevalt rääkis, ta dikteeris mulle kirja, mida ta tahtis saata Ühinenud Rahvaste Organisatsioonile. Kiri Eesti olukorra kohta. August Ray suri 1957. aastal, 25. märtsil, oma kontoris, oma laua taga, dokumendid tema ees. Ta ei surunud silmi oma voodis, ümbritsetud perekonnast. Ta suri nii, nagu ta oli elanud, töötades, võideldes, uskudes. Viimased sõnad, mida ta mulle ütles, olid, Peeter, jätka. Ära lase sellel surra, räägib Peeter, pisarad voolamas üle tema põskede. Ja ma lubasin talle. Ma lubasin, et me jätkame. Et me ei lase Eesti küsimusel surra. Et me võitleme edasi, isegi kui see võtab veel 30 aastat, isegi kui see võtab veel 50 aastat. Kuid siin on küsimus, mis jääb, kas Ray ohver oli väärt? Kas 7 aastat valu, 7 aastat kannatust, 7 aastat aeglast surma olid väärt seda, et hoida elus üht ideed, ühte lootust, ühte unistust? Ma ei saa vastata selle eest, ütleb doktor Svensson. Kuid ma võin öelda seda, ilma Ray ohvrita, ilma tema kannatuseta, ilma tema keeldumiseta alla anda, ei oleks Eesti küsimus jäänud ellu 50. ja 60. aastatel.
Ja ilma selle küsimuse elus püsimiseta ei oleks olnud alust, millele ehitada taasiseseisvumine 80ndatel ja 90ndatel. Nii et jah, ma arvan, et see oli väärt. Mitte tema jaoks, see oli kohutav hind. Kuid Eesti jaoks jah, see oli väärt. Ja see jätab teile küsimuse, kui te teaksite, et teil on jäänud 7 aastat elada, kuidas te neid veedaksite? Kas te veedaksite need oma mugavuses, oma perekonnas, oma rõõmudes? Või kas te ohverdaksite need millegi suurema nimel, millegi, mis elab edasi pärast teid? August Rei tegi oma valiku. Ja tänu sellele valikule on Eesti täna vaba. Securitate arhiivides, mis avati alles 80ndatel aastatel, leidub dokument, mis ei peaks eksisteerima, INCO Stockholmi osakonna raport, dateeritud 1956. aasta oktoober, kus on kirjas täpsed plaanid August Rei dokumentide hävitamiseks. Mitte Rei enda hävitamiseks, see oleks olnud liiga ilmne, liiga ohtlik. Vaid tema dokumentide hävitamiseks, dokumentide, mis tõestasid Eesti riigi juriidilist järjepidevust. Dokumendil on 3 allkirja. Üks neist kuulub ka Stockholmi residendile. Teine allkiri on loetamatu. Kuid kolmas allkiri kuulub mehele, kes oli Rei usaldusisik. Mehele, kes oli töötanud temaga 10 aastat. Mehele, keda Rei pidas oma sõbraks. See mees, nimetame teda lihtsalt Viktor, kuigi see ei ole tema päris nimi, ei olnud algselt agent. Ta oli lihtsalt eestlane, kes oli põgenenud Rootsi, kes oli leidnud töö, kes oli üritanud ehitada uut elu. Kuid ka ei unusta kunagi. Ja ka ei andesta kunagi. Viktor värvamine oli klassikaline operatsioon, selgitab endine KGB ohvitser, kes nõustus rääkima anonüümselt. Me ei läinud tema juurde ja ütlenud, tööta meile või me tapame su. See ei tööta. Inimesed, kes on juba põgenenud, on juba teinud oma valiku. Nad on juba otsustanud, et nad on valmis riskima. Nii et me kasutasime midagi tugevamat, süütunnet. Viktor oli jätnud Eestisse oma vanema venna, mehe, kes oli haige, kes vajas abi, kes ei saanud põgeneda. Ja teadis seda. Me ei ähvardanud tema venda, jätkab endine ohvitser. Me lihtsalt aitasime teda. Me andsime talle parema korteri. Me andsime talle juurdepääsu paremate arstide juurde. Me andsime talle väikese pensioni. Ja siis me saatsime Viktorile kirja, kus tema vend tänas teda. Tänas teda mille eest? Viktor ei olnud midagi teinud. Kuid tema vend ei teadnud seda. Ta arvas, et Viktor oli kuidagi suutnud aidata teda. Ja nii algas Viktor langus. Esimene samm oli süütu, KGB agent, kes esitles end kuid sõber, kes tahab aidata, ütles Viktorile, teie vend on väga tänulik. Kuid ta vajab rohkem abi. Võib-olla te võiksite teha väikese teenuse ja me võiksime aidata teda veel rohkem. Esimene teenus oli tõesti süütu, selgitab endine ohvitser. Me palusime Viktoril lihtsalt öelda meile, millal Rei on kontoris, millal ta ei ole. Midagi, mis ei tundunud ohtlik. Midagi, mis ei tundunud nagu reetmine. Lihtsalt informatsioon. Kuid see oli alles algus. Sest kui Viktor oli teinud esimese sammu, oli teine samm lihtsam. Ja kolmas veel lihtsam. Ja varsti oli Viktor andmas KGB-le informatsiooni, mida ta ei oleks kunagi arvanud end andvat, nimesid, kohtumisi, dokumente. Kõige hullem oli see, et Viktor ei arvanud end olevat reetur, ütleb endine ohvitser. Ta arvas, et ta lihtsalt aitab oma venda. Ta arvas, et informatsioon, mida ta annab, ei ole oluline. Ta arvas, et ta saab peatuda igal ajal. Kuid ta ei saanud. Sest iga kord, kui ta andis meile midagi, oli meil rohkem võimu tema üle. Ja lõpuks oli tal liiga hilja tagasi pöörduda. 1956. aastal sai KGB Viktorilt midagi, mida nad olid otsinud aastaid, täpse asukoha, kus Rei hoidis oma kõige olulisemaid dokumente. Mitte kõiki dokumente, need, mis olid Rootsi riigipangas, olid turvalised. Kuid töökoopiaid, märkmeid, kirjavahetust, dokumente, mis olid vajalikud igapäevaseks tööks. Plaan oli lihtne, selgitab endine ohvitser. Me ei kavatsenud varastada neid dokumente. See oleks olnud liiga ilmne. Rei oleks kohe teadnud, et midagi on valesti. Me kavatsenud lihtsalt hävitada neid. Tulekahju. Õnnetus. Midagi, mis ei näi olevat tahtlik. Kuid plaan ei õnnestunud. Mitte sellepärast, et KGB tegi vea.
Vaid sellepärast, et Viktor tegi midagi, mida keegi ei oodanud, ta rääkis Reile tõtt. Ma ei tea, mis juhtus, ütleb endine ohvitser. Võib-olla ta ei suutnud enam elada süütundega. Võib-olla ta mõistis lõpuks, mida ta oli teinud. Või võib-olla ta lihtsalt armastas Reid rohkem, kui ta kartis meid. Kuid üks päev, oktoobris 1956. aastal, läks Viktor Rei juurde ja ütles talle kõik. Peeter oli seal, kui see juhtus. Ta mäletab seda päeva, nagu see oleks olnud eile. Viktor tuli kontoris ja ma nägin kohe, et midagi on valesti, räägib Peeter. Ta oli kahvatu, ta värises, ta vaevalt suutis rääkida. Ja siis ta ütles, Rei, ma pean teile midagi ütlema. Midagi kohutavat. Ja ta rääkis. Ta rääkis kõik, kuidas Kõp oli teda värvanud, mida ta oli neile öelnud, mis oli plaan. Rei reaktsioon oli midagi, mida Peeter ei oleks kunagi oodanud. Ta ei karjunud, meenutab Peeter. Ta ei süüdistanud. Ta lihtsalt istus seal, kuulas ja kui Viktor oli lõpetanud, ütles ta, tänan teid, et te ütlesite mulle. Ma tean, kui raske see oli. Ja siis ta küsis, kas teie vend on endiselt Eestis? Viktor noogutas. Ja Rei ütles, siis me peame leidma viisi, kuidas teda siia tuua. Sest kui KB saab teada, et te rääkisite mulle, siis teie vend maksab selle eest. Ja nii algas üks kõige keerulisemaid operatsioone, mida Rei kunagi korraldas, Viktori venna väljatoimetamine Eestist. See võttis 6 kuud, see nõudis kontakte, mida Rei oli ehitanud aastakümneid, see nõudis raha, mida Rei ei olnud, kuid mida ta leidis. Ja lõpuks 1957. aasta aprillis jõudis Viktori vend Stockholmi. Viktor nuttis, kui ta nägi oma venda, ütleb Peeter. Ta nuttis ja ütles Reile, miks? Miks te aitasite mind pärast seda, mida ma tegin? Ja Rei vastas, sest te tegite lõpuks õige valiku. Ja see on see, mis loeb. Kuid lugu ei lõpe siin. Sest ka ei unustanud. Nad teadsid, et Viktor oli neid reetunud. Ja nad tahtsid kätte maksta. 2 aastat hiljem, 1959. aastal, leiti Viktor surnuna oma korteris, ütleb Peeter vaikselt. Ametlik põhjus oli südameatakk. Kuid keegi meist ei uskunud seda. Viktor oli 52 aastat vana, ta oli terve, tal ei olnud südameprobleeme. Me kõik teadsime, mis tegelikult juhtus. Kuid me ei saanud midagi tõestada. Kas Viktor surm oli ka kätetöö? Rootsi politsei ei leidnud kunagi tõendeid. Kuid need, kes tundsid Viktorit, kes teadsid tema lugu, neil ei olnud kahtlust. Rei võttis Viktori surma väga raskelt, meenutab Peeter. Ta süüdistas ennast. Ta ütles, ma oleksin pidanud teda paremini kaitsma. Ma oleksin pidanud teadma, et nad tulevad tema järele. Kuid mida ta oleks saanud teha? Me ei saanud anda Viktorile 24 tundi kaitset. Me ei olnud riik. Me olime lihtsalt grupp pagulasi, kes üritasid hoida elus üht ideed. Kuid Viktori ohver ei olnud asjatu. Sest tänu tema hoiatusele päästis Rei oma dokumendid. Ta kolis need uude kohta, turvalisemasse kohta, kust ka ei leidnud neid kunagi. Need dokumendid olid need, mida kasutati 1991. aastal, kui Eesti taastas oma iseseisvuse, ütleb Peeter. Ilma nende dokumentideta oleks meie juriidiline positsioon olnud palju nõrgem. Ja ilma Viktori hoiatuseta oleksid need dokumendid hävinud. Nii et Viktor, isegi oma surmaga, aitas Eestit. Ja see jätab teile küsimuse, kas Viktor oli kangelane või reetur? Kas tema algne reetmine kustutab tema lõpliku ohvri? Kas üks õige tegu saab hüvitada 10 valet teod? Või kas me peaksime mõistma, et inimesed ei ole lihtsalt head või halvad, vaid keerulised, vastuolulised, murduvad surve all ja tõusevad üles jälle? Ma ei tea, ütleb Peeter ausalt. Kõik, mida ma tean, on see, Viktor tegi lõpuks õige valiku. Ja see valik maksis talle tema elu. Ja tänu sellele valikule on Eesti täna vaba. Kas see teeb temast kangelase? Te otsustage ise. Esimest korda 35 aasta jooksul nõustub mees, kes vastas August Rei dokumentide turvalisuse eest tema viimastel eluaastatel, rääkima kaamera ees. See, mida ta meile ütleb Rei viimastest kuudest, lükkab ümber kõik, mida te arvate end teadvat.
alates salajastest kohtumistest Rootsi luure ja lääne diplomaatidega kuni meeleheitlike katseteni tagada, et tema töö jätkub pärast tema surma kuni hetkeni, mil ta mõistis, et tema aeg on läbi. Eksklusiivne tunnistus, mis hoiab teid hinge kinni. See mees, nimetame teda Lars, kuigi see ei ole tema päris nimi, oli 37 aastat vana, kui ta kohtus August Reiga esimest korda. Ta ei olnud eestlane. Ta oli rootslane, Rootsi julgeolekuteenistuse keskastme ametnik, mees, kelle ülesanne oli jälgida võõrvõimude tegevust Rootsis. Kuid tema töö muutus millekski palju isiklikumaks, kui ta hakkas mõistma, kes August Rei tegelikult oli. Esimene kord, kui ma Reit nägin, oli 1956. aastal, meenutab Lars. Ta tuli meie kontoris, sest me olime saanud informatsiooni, et KB planeerib midagi tema vastu. Ma ootasin näha vana, väsinud meest, kes palub abi. Kuid see, keda ma nägin, oli midagi muud. Jah, ta oli väsinud. Jah, ta oli haige, ma nägin, kuidas ta liikus ettevaatlikult, kuidas ta hoidis oma selga. Kuid tema silmades oli midagi, mis mind rabas, absoluutne kindlus. Ta ei tulnud paluma. Ta tuli läbirääkimisele. Rei ei rääkinud Larsile oma haigusest. Ta ei rääkinud valust, mis oli muutunud tema igapäevaseks kaaslaseks. Ta rääkis ainult ühest asjast, kuidas tagada, et tema töö jätkub pärast tema surma. Ta ütles mulle otse, ma ei ela enam kaua. Võib-olla aasta, võib-olla 2. Kuid see, mida ma olen ehitanud, peab elama edasi. Eesti riiklik järjepidevus ei saa surra koos minuga, räägib Lars. Ja siis ta küsis midagi, mis mind üllatab, kas Rootsi valitsus on valmis aitama. Mitte praegu, mitte avalikult. Vaid tulevikus, kui aeg on õige. See küsimus pani Larsi keerulisse olukorda. Rootsi oli neutraalne riik. Nad ei saanud anda avalikke lubadusi. Kuid Rei ei küsinud avalikke lubadusi. Ta küsis midagi peenemat, midagi, mis ei jätaks jälgi ametlikesse dokumentidesse. Ma rääkisin oma ülemustega, ütleb Lars. Ja vastus oli ettevaatlik, kuid positiivne. Me ei saa lubada midagi ametlikult. Kuid me mõistame Rei töö tähtsust. Ja kui aeg tuleb, kui olukord muutub, siis me mäletame, mida ta tegi. Kuid Rei ei rahuldunud ainult sõnadega. Ta tahtis konkreetseid samme. Ja nii algas salajane operatsioon, mida Lars nimetab projekt järjepidevus. Rei idee oli geniaalne oma lihtsuses, selgitab Lars. Ta ei üritanud luua suurt organisatsiooni, mis oleks olnud liiga nähtav, liiga haavatav. Ta lõi väikese, hajutatud võrgustiku inimesi erinevates riikides, kes ei tundnud üksteist, kuid kes kõik teadsid oma rolli. Üks inimene hoidis dokumente. Teine hoidis kontakte. Kolmas hoidis raha. 4. hoidis informatsiooni. Ja kõik need inimesed said juhiseid ainult ühelt inimeselt, August Reilt. Kuid mis juhtub, kui see üks inimene sureb? Kuidas võrgustik jätkab ilma oma keskuseta? Rei oli mõelnud ka sellele, ütleb Lars. Ta lõi süsteemi, mida ta nimetas järgnevus. Iga inimene võrgustikus teadis, kes on tema järglane. Kui midagi juhtub temaga, siis järglane võtab üle. Ja kui midagi juhtub järglasega, siis on olemas teine järglane. Ja nii edasi. See oli nagu ahel, mis ei katke kunagi. Kuid ahela loomine nõudis midagi, mida Reil oli vähe, aega. Tema tervis halvenes iga kuuga. Valu, mis oli olnud talutav, muutus talumatuks. Tabletid, mis olid aidanud, ei aidanud enam. Ma nägin teda viimast korda 2 nädalat enne tema surma, meenutab Lars, tema hääl täis emotsiooni. Ta oli nii nõrk, et ta vaevalt istus. Kuid ta ei rääkinud oma tervisest. Ta rääkis ainult tööst. Ta andis mulle nimekirja, nimesid, kontakte, juhiseid. Ja siis ta ütles midagi, mida ma ei unusta kunagi. Lars, ma ei näe seda päeva, kui Eesti on jälle vaba. Kuid sina võid näha. Ja kui see päev tuleb, tõota mulle, et sa aitad neid. Aita neid mõista, et nende vabadus ei tulnud kergelt. Et see maksis ohvreid. Et see maksis elusid. 2 nädalat hiljem suri August Rei. Tema matused olid väikesed, vaiksed. Mõnikümmend inimest, enamasti eestlased, kes elasid Rootsis. Mõned Rootsi ametnikud, kes tulid vaikse austuse märgiks. Kuid mitte suuri kõnesid. Mitte suuri žeste. Lihtsalt vaikne ärasaatmine mehele, kes oli võidelnud kogu oma elu.
Kuid tema surm ei olnud lõpp, ütleb Lars. See oli algus millestki uuest. Sest nüüd, kui Ray oli läinud, pidid need, kes jäid, tõestama, et tema ohver ei olnud asjatu. Nad pidid jätkama tema tööd. Ja nad tegid seda. Järgmised 30 aastat oli Ray võrgustik vaikne, kuid püsiv jõud. Nad ei teinud suuri žeste. Nad ei korraldanud meeleavaldusi. Nad lihtsalt hoidsid Eesti küsimust elus artiklites, mis ilmusid väikestes ajakirjades, memorandumites, mis saadeti diplomaatidele, kohtumistel, mis toimusid vaiksetel kontorites. Ja siis tuli 1989. aasta, ütleb Lars, naeratus tema näol. Berliini müür langes. Nõukogude Liit hakkas lagunema. Ja äkki oli Eesti küsimus jälle aktuaalne. Äkki tahtsid kõik teada, mis on Eesti juriidiline staatus. Kas nad on iseseisev riik või Nõukogude Liidu osa? Ja tänu Ray tööle, tänu dokumentidele, mida ta oli päästnud, tänu võrgustikule, mida ta oli loonud, oli vastus selge, Eesti ei olnud kunagi legaalselt kaotanud oma iseseisvust. Okupatsioon oli olnud ebaseaduslik. Ja nüüd oli aeg seda ebaseaduslikkust parandada. Kas August Ray teadis, et see päev tuleb? Kas ta uskus, et tema ohver ei ole asjatu? Ma arvan, et ta lootis, ütleb Lars. Kuid ma ei tea, kas ta uskus. Kuidas sa saad uskuda midagi, mida sa ei näe kunagi oma eluajal? Kuidas sa saad jätkata võitlemist, kui kõik ümber sind ütleb, et see on lootusetu? Kuid Ray jätkas. Ja tänu sellele on Eesti täna vaba. Ja see jätab teile küsimuse, kas te suudaksite võidelda millegi eest, mida te ei näe kunagi? Kas te suudaksite ohverdada oma elu, oma tervise, oma õnnelikkuse millegi nimel, mis võib juhtuda alles pärast teie surma? August Ray vastas sellele küsimusele oma eluga. Ta ütles, jah. Ja see jah, muutis ajalugu. Känditige ette, et olete üks 12 inimesest, kes teadsid kõike August Ray kohta, iga salajase plaani detaili, iga peidetud dokumendi asukohta, iga kontakti nime. Nüüd kujutage ette, et peate valima, kas jääda lojaalseks või päästa oma elu. 1964. aastal, kui KV oli intensiivistanud oma operatsioone Rootsis ja surve eksiilvalitsusele oli muutunud talumatuks, seisid need inimesed valiku ees, mis määras Eesti tuleviku järgmiseks 30 aastaks. Mis sundis neid riskima kõigega? Ja mis veelgi olulisem, kes neist murdus lõpuks? Pärast Ray surma oli võrgustik haavatavam kui kunagi varem. Sest Ray ei olnud ainult juht, ta oli olnud ka süda, hing, jõud, mis hoidis kõiki koos. Ilma temata oli oht, et võrgustik laguneb, et inimesed kaotavad usu, et töö, mida ta oli alustanud, sureb koos temaga. Esimesed kuud pärast Ray surma olid kõige raskemad, meenutab Peeter. Me kõik tundsime seda tühimikku. Me kõik küsisime endalt, kas me suudame jätkata? Kas me suudame teha seda ilma temata? Kuid oli üks inimene, kes ei kahtlenud. Helmi, sama Helmi, kes oli aidanud Rayl põgeneda, kes oli olnud tema usaldusisik 30 aastat. Nüüd 65-aastaselt võttis ta endale rolli, mida keegi ei oleks temalt oodanud, ta sai võrgustiku vaikse koordinaatoriks. Helmi ei olnud juht Ray mõttes, selgitab Peeter. Ta ei pidanud kõnesid. Ta ei kirjutanud artikleid. Kuid ta tegi midagi veel olulisemat, ta hoidis meid koos. Ta mäletas, kes oli kes. Ta mäletas, kes teadis mida. Ta mäletas, kuidas Ray oleks tahtnud, et asjad tehakse. Ja ta veendus, et me teeme neid nii. Kuid Helmi roll ei olnud ainult organisatsiooniline. See oli ka emotsionaalne. Sest pärast Ray surma oli paljud võrgustiku liikmed meeleheitel. Mõned tahtsid loobuda. Mõned ütlesid, mis mõte? Ray on läinud. Eesti on endiselt okupeeritud. Midagi ei muutu. Helmi rääkis nendega, ütleb Peeter. Üks ühele, vaikselt, ilma süüdistusteta. Ta ütles neile, ma mõistan. Ma tunnen sama. Kuid mõelge, kui me loobume nüüd, siis kõik, mida Ray tegi, oli asjatu. Kõik, mida Viktor ohverdas, oli asjatu. Kõik, mida me kõik ohverdasime, oli asjatu. Kas me tahame seda? Kas me tahame, et nende ohvrid olid tühised? Ja see töötas. Üks ühele, inimene inimese kaupa, Helmi ehitas võrgustiku uuesti üles. Mitte täpselt samasugusena nagu Ray ajal, see oli võimatu. Kuid piisavalt tugevana, et jätkata. Kuid oli ka uusi ohte.
ei olnud unustanud Eesti eksiilvalitsust. Vastupidi, pärast Rei surma nägid nad võimalust. Võimalust hävitada võrgustik, kui see oli kõige nõrgem. 1969. aastal sai Rootsi luure informatsiooni, et KB planeerib suurt operatsiooni, paljastab Lars. Mitte ühe inimese vastu, vaid kogu võrgustiku vastu. Nad tahtsid tabada kõiki korraga, hävitada kõik dokumendid, lõpetada Eesti eksiilvalitsuse tegevuse igaveseks. Kuid operatsioon ei õnnestunud. Mitte sellepärast, et KB tegi vea, vaid sellepärast, et keegi hoiatas neid. Me ei tea, kes see oli, ütleb Lars. Keegi sees, keegi, kellel oli südametunnistus, keegi, kes ei nõustunud sellega, mida nad tegid. Ta saatis anonüümse sõnumi Rootsi luurele. Ainult 3 sõna, nad tulevad homme. Kuid see oli piisav. Helmi ja teised evakueerisid kõik olulised dokumendid ühe ööga. Nad liikusid uutesse kohtadesse. Nad muutsid oma rutiine. Ja kui KP tuli, leidsid nad ainult tühje kontoreid ja kadunud inimesi. See oli pöördepunkt, ütleb Peeter. Sest me mõistsime, me ei ole üksi. Isegi KP sees on inimesi, kes ei nõustu. Isegi seal on inimesi, kellel on südametunnistus. Ja see andis meile lootust. Järgmised 2 aastakümmet olid aeglane, väsitav võitlus. Ei olnud suuri võite. Ei olnud dramaatilisi hetki. Lihtsalt igapäevane töö, päev päeva järel, aasta aasta järel. Artiklid, mis jõudsid väikeste ajakirjade lehekülgedele. Memorandumid, mis saadeti diplomaatidele, kes võib-olla lugesid neid, võib-olla mitte. Kohtumised, mis toimusid vaiksetel kontorites, kus räägiti tunniks või 2 ja siis kõik läksid tagasi oma igapäevaste ellude juurde. Oli hetki, kui ma mõtlesin, kas see on mõttetu, tunnistab Peeter. Hetki, kui ma vaatasin ümber ja nägin, et maailm on muutunud, et külm sõda on muutunud rutiinseks, et keegi ei hooli enam väikestest okupeeritud riikidest Ida-Euroopas. Kuid siis ma mõtlesin Reile. Ma mõtlesin Viktorile. Ma mõtlesin Helmile, kes oli juba 80-aastane, kuid kes tuli ikka iga päev, kes tegi ikka oma tööd. Ja ma mõtlesin, kui nemad ei andnud alla, siis kuidas ma saan? Ja siis tuli 1989. aasta. Berliini müür langes. Ida-Euroopa riigid hakkasid vabastama end Nõukogude kontrolli alt. Ja äkki oli kõik muutunud. Ma mäletan seda päeva, kui me kuulsime uudiseid Berliinist, räägib Peeter, pisarad tema silmis. Me istusime Helmi korteris, vaatasime televiisorist ja me ei suutnud uskuda. Pärast kõiki neid aastaid, pärast kõiki neid ohvreid, oli midagi lõpuks muutumas. Ja Helmi, kes oli siis 83-aastane, ütles lihtsalt, näete. Rei oli õigus. Me pidime lihtsalt uskuma. Me pidime lihtsalt vastu pidama. 2 aastat hiljem, 1991. aastal, kuulutas Eesti välja oma iseseisvuse taastamise. Ja Helmi, kes oli elanud eksiilis 50 aastat, kes oli ohverdanud kõik Eesti nimel, seisis Stockholmi tänaval ja nuttis. Ta ütles mulle sel päeval, Peeter, me tegime seda. Rei, Viktor, kõik need, kes ohverdasid, nende ohvrid ei olnud asjatud. Eesti on vaba, meenutab Peeter. Ja siis ta lisas midagi, mis murdis mu südame, kahju, et nii paljud meist ei näe seda. Kahju, et Rei ei näe seda. Kuid ma tean, et ta teab. Kuskil kuidagi ta teab. Helmi suri 3 aastat hiljem, 1994. aastal. Ta oli 86-aastane. Ta oli elanud piisavalt kaua, et näha Eesti vabaks saamist, et näha oma eluaegse töövilju. Ja ta suri rahulikult, teades, et tema missioon oli täidetud. Kas Helmi oli kangelane? Kas Peeter oli kangelane? Kas kõik need 12 inimest, kes ohverdasid oma elusid, oma mugavuse, oma tuleviku Eesti nimel, olid kangelased? Ma ei tea, ütleb Peeter. Ma tean ainult seda, me tegime, mida me pidasime õigeks. Me ei teinud seda kuulsuse pärast. Me ei teinud seda tunnustuse pärast. Me tegime seda, sest me uskusime, et Eesti väärib vabadust. Ja tänu sellele uskumisele on Eesti täna vaba. Stockholmi arhiivis, ruumis numbriga 63, lebab karp, mis sisaldab August Rei viimast kirja. See kiri ei olnud mõeldud avaldamiseks. See oli mõeldud ainult ühele inimesele, tema järglasele, mehele või naisele, kes jätkaks tema tööd pärast tema surma.
Kuid kui see kiri lõpuks avati 1991. aastal, paljastas see midagi, mida keegi ei oodanud. August Rei viimane soov, viimane juhis, viimane palve. Ja see soov muutis kõike, mida me arvame end teadvat tema missiooni kohta. See kiri oli kirjutatud käsitsi, Rei väriseva käekirjaga, paberitele, mis olid muutunud kollakaks aja jooksul. Kuupäev oli 20. märts 1957. aasta, 5 päeva enne tema surma. Kallid sõbrad, algas kiri. Kui te loete seda, siis ma olen läinud. Ma loodan, et ma olen elanud piisavalt kaua, et näha Eesti vabaks saamist. Kuid ma kardan, et see ei ole nii. Ma kardan, et ma lahkun, uskudes, et meie võitlus on lõputu, et meie ohvrid on asjatud. Kuid siis kiri jätkus viisil, mis üllatab kõiki, kes seda lugesid. Kuid isegi kui ma ei näe seda päeva, isegi kui te ei näe seda päeva, isegi kui meie lapsed ei näe seda päeva, jätkake. Jätkake, sest vabadus ei ole midagi, mis antakse. See on midagi, mida võidetakse. Ja see võitmine võtab aega. Võib-olla aastaid. Võib-olla aastakümneid. Võib-olla sajandeid. Kuid nii kaua, kui üks inimene usub, nii kaua, kui üks inimene võitleb, nii kaua, kui üks inimene mäletab, Eesti ei ole surnud. Lars, kes luges seda kirja esimest korda 1991. aastal, ütleb, et ta pidi peatuma mitu korda, sest ta ei suutnud näha läbi pisarate. See ei olnud lihtsalt kiri, ütleb Lars. See oli testament. Testament mehelt, kes teadis, et ta sureb, kuid kes keeldus kaotamast lootust. Testament mehelt, kes oli ohverdanud kõik, kuid kes ei kahetsenud midagi. Kuid kiri ei lõppenud siin. Viimane lõik oli midagi, mis pani kõik, kes seda lugesid, mõtlema. Ja kui see päev lõpuks tuleb, kui Eesti on jälle vaba, ärge unustage neid, kes ei näinud seda päeva. Ärge unustage neid, kes ohverdasid. Ärge unustage neid, kes uskusid, kui keegi teine ei uskunud. Sest nende ohvrid on see, mis tegi teie vabaduse võimalikuks. Ja kui te unustate neid, siis te unustate, mis teie vabadus maksab. Ja kui te unustate, mis see maksab, siis te kaotate selle. Need sõnad kõlasid eriti tugevalt 1991. aastal, kui Eesti oli äsja taastanud oma iseseisvuse, kui kõik olid rõõmsad, kui kõik tähistasid. Sest Rei kiri meenutas neile, see vabadus ei tulnud kergelt. See maksis ohvreid. See maksis elusid. Ma arvan, et Rei kõige suurem pärand ei ole dokumendid, mida ta päästis, ütleb professor Lindström. Ei ole võrgustik, mida ta lõi. Ei ole isegi tema töö eksiilvalitsuse heaks. Tema kõige suurem pärand on see sõnum, ärge unustage. Ärge unustage, mis vabadus maksab. Ärge unustage neid, kes ohverdasid. Sest kui te unustate, siis te kaotate selle, mille eest nad võitlesid. Kuid Rei kirjas oli ka midagi muud, midagi, mis oli isiklikum, valulikum. Ma ei tea, kas ma tegin õigeid valikuid, kirjutas Rei. Ma ei tea, kas ma oleksin pidanud tegema asju teisiti. Ma ei tea, kas minu ohvrid olid väärt. Kõik, mida ma tean, on see, ma tegin, mida ma pidasin õigeks. Ja ma loodan, et see on piisav. Need sõnad näitavad midagi, mida paljud ei mõista August Rei kohta, ta ei olnud kindel. Ta ei olnud veendunud, et tema töö õnnestub. Ta ei olnud veendunud, et tema ohvrid on väärt. Ta oli lihtsalt inimene, kes tegi valikuid, kes uskus, kes lootis. Ja see teeb temast veel suurema kangelase, ütleb Lars. Sest igaüks saab olla kangelane, kui ta on kindel, et ta õnnestub. Kuid olla kangelane, kui sa ei ole kindel, kui sa kahtled, kui sa kardad, see on tõeline kangelastegu. 1991. aastal, kui Eesti taastas oma iseseisvuse, toimus Stockholmis väike tseremoonia. Mitte suur, mitte avalik. Lihtsalt grupp inimesi, need, kes olid töötanud Reiga, need, kes olid jätkanud tema tööd pärast tema surma, need, kes olid elanud piisavalt kaua, et näha seda päeva. Me lugesime Rei kirja valjusti, meenutab Peeter. Ja kui me jõudsime viimase lõiguni, ärge unustage, me kõik nutsime. Mitte kurbuse pisaraid, vaid rõõmu pisaraid. Vabastuse pisaraid. Ja tänulikkuse pisaraid. Pärast tseremooniat läksid nad Rei hauale. Väike, tagasihoidlik haud Stockholmi kalmistul, kus lebab mees, kes muutis ajalugu, kuid kelle nime teavad vähesed. Me panime tema hauale Eesti lipu, ütleb Peeter. Ja me ütlesime talle, Rei, me tegime seda. Me ei unustanud. Me jätkasime.
ja Eesti on vaba. Ja ma tean, et kui ta oleks seal olnud, kui ta oleks saanud kuulda neid sõnu, ta oleks öelnud ainult ühe asja: tänan teid. Tänan teid, et te ei andnud alla. Pärast August Rei surma jätkus tema töö veel 30 aastat. Võrgustik, mida ta oli loonud, püsis. Dokumendid, mida ta oli päästnud, säilisid. Ja idee, mida ta oli kandnud, et Eesti riiklik järjepidevus ei ole kunagi katkenud, jäi ellu. Kui Nõukogude Liit lagunes 1991. aastal, oli Eesti valmis. Tänu Rei tööle, tänu dokumentidele, mida ta oli päästnud, tänu võrgustikule, mida ta oli loonud, sai Eesti taastada oma iseseisvuse mitte kui uue riigi loomine, vaid kui vana riigi taastamine. See oli juriidiliselt oluline. See tähendas, et Eesti ei pidanud taotlema uut tunnustust. See tähendas, et Eesti ei pidanud läbirääkimisele Venemaaga kui uus riik. See tähendas, et Eesti võis öelda: me oleme alati olnud iseseisev riik, okupatsioon oli ebaseaduslik ja nüüd me lihtsalt taastame selle, mis oli meie õigus. Helmi elas piisavalt kaua, et näha seda päeva. Ta suri 3 aastat hiljem, rahulikult, teades, et tema eluaegne töö oli täidetud. Peeter elab täna veel, 92-aastaselt, Stockholmis, väikeses korteris, kus seinad on kaetud fotodega Reist, Helmist, Viktorist, kõigist neist, kes ohverdasid. Ma ei ole kangelane, ütleb Peeter. Ma olin lihtsalt inimene, kes tegi, mida ta pidas õigeks. Kuid Rei oli kangelane. Mitte sellepärast, et ta tegi midagi erilist. Vaid sellepärast, et ta ei andnud kunagi alla. Isegi kui kõik näis olevat lootusetu. Isegi kui ta oli haige. Isegi kui ta teadis, et ta ei näe kunagi oma töövilju. Ta jätkas. Ja tänu sellele on Eesti täna vaba. Lars, kes on nüüd pensionil, ütleb, et Rei lugu on üks, mida tuleks õpetada igale noorele eestlasele. Sest see ei ole lihtsalt lugu ühest mehest, selgitab Lars. See on lugu sellest, mida üks inimene saab saavutada, kui ta usub. See on lugu sellest, et vabadus ei tule kergelt. See maksab ohvreid. See maksab elusid. Ja kui me unustame seda, siis me kaotame selle, mille eest nad võitlesid. Kuid on ka küsimusi, mis jäävad vastamata. Kes oli see KGB agent, kes hoiatas Rootsi luuret 1969. aastal? Kas ta elas? Kas ta põgenes? Või maksis ta oma julguse eest oma eluga? Me ei tea. Ja me ei tea kunagi. Mis oli selles nahkkohvris, mida Rei kandis kaasas, kui ta põgenes Tallinnast? Kas seal olid dokumendid? Kas seal oli midagi muud? Või oli see lihtsalt pettemanööver? Me ei tea. Ja me ei tea kunagi. Ja kõige tähtsam, kas Rei uskus tõesti, et Eesti saab ühel päeval vabaks? Või oli see lihtsalt lootus, mida ta kandis, sest ilma selleta ei oleks ta suutnud jätkata? Ma arvan, et ta uskus, ütleb Peeter. Võib-olla mitte iga päev. Võib-olla olid päevad, kui ta kahtles. Kuid sügaval oma südames ta uskus. Ja see usk oli see, mis hoidis teda elus. See usk oli see, mis andis talle jõudu jätkata. Ja see usk oli see, mis lõpuks muutis ajalugu. August Rei ei olnud täiuslik. Ta tegi vigu. Ta kahtles. Ta kartis. Kuid ta ei andnud kunagi alla. Ja tänu sellele on Eesti täna vaba. Tema lugu ei ole lugu superkangelasest. See on lugu tavalisest inimesest, kes tegi erakordseid valikuid. Inimesest, kes ohverdas kõik millegi nimel, mis oli suurem kui tema ise. Inimesest, kes uskus, kui keegi teine ei uskunud. Ja see jätab meile küsimuse, mida te oleksite teinud? Kui te oleksite olnud Rei olukorras, kas te oleksite põgenenud? Kas te oleksite jätkanud võitlemist, kui kõik näis olevat lootusetu? Kas te oleksite ohverdanud oma elu, oma tervise, oma õnnelikkuse millegi nimel, mis võib juhtuda alles pärast teie surma? August Rei vastas neile küsimustele oma eluga. Ta ütles jah. Ja see, et jah, muutis ajalugu. Austatud vaatajad, kui te jälgisite seda traagilist lugu lõpuni, kirjutage kommentaaridesse, millisest linnast te olete. Meile on oluline teada, kus August Reit veel mäletatakse. Ja tellige kanal, et mitte kaotada tõde ajaloo idolite kohta.